Tere! Alustame kogukondade uurimisrühma 5. podcastiga ja tänase episoodi teema on personaalne taastumine. Minu nimi on Dagmar Narusson ja juhin kogukondade uurimisrühma. Ja kogukondade uurimisrühmas me oleme teinud taastumisele orienteeritud uurimusi juba aastast 2012, nii et päris pikalt. Ja selle perioodi jooksul, selle perioodi sisse jääb tegelikult ka minu enda doktoritöö, mis keskendus personaalse taastumise toetamise küsimustele, teades, et personaalne taastumine on väga-väga isiklik teekond, aga küsimus oli selles, et kuidas ümbritsevad inimesed ja ühiskond saab omalt poolt pakkuda tuge inimestele, kes on taastumise teekonnal. Siis selle aja sisse on jäänud taastumiskolledžite loomise uurimused. Taastumiskolledžeid on üle maailma väga-väga palju ja Suurbritannias Nottinghamis on Vaimse tervise instituut, kuhu on koondunud ülemaailmne konsortsium, kes viib läbi siis taastumiskolledžite uurimusi. Ja praegu on käimas ka Eestis 3. taastumiskolledži rajamine, mille raames me teeme samamoodi uurimust koostöös siis hoolekandeteenuste AS-iga. Lisaks me oleme teinud pikemaajaliselt koostööd samamoodi hoolekandeteenuste AS-iga ja keskmes on olnud teema, kuidas vaimse tervise raskustega inimesed võiksid paremini hakkama saada kogukondades ja lõimuda ühiskonda. See on deinstitutsionaliseerimise protsessi järgmine etapp ja see pikaajaline uurimus, mida me teinud oleme, on siis olnud praegu 2 etapis, et esimeses etapis me keskendusime küsimusele, et kuidas elanikud kogukondades ennast tunnevad ja kogevad. Samuti me pöörasime tähelepanu lähedaste vaatele, spetsialistide vaatele ja kogukonna aktiivsete esindajate või võtmeinimeste vaatele. Ja praegu me jätkame uurimust, aga sellest me täna siis ka räägime pikemalt. Lisaks on selle aja sisse jäänud ka kogemusteadmise projekt koostöös siis Utrechti ülikooliga ja tegelikult kokku üle Euroopa osales selles 11 ülikooli ja küsimuseks oli kogemusteadmuse toomine kõrgharidusse, sest kogemusteadmist peetakse 3. allika teadmiseks, lisaks teoreetilisele teadmisele ja siis praktilisele teadmisele, mis tuleb uurimuste kaudu. Et see on ka väga väärtuslik töö olnud ja need materjalid on ka internetis kättesaadavad ja siia episoodi alla YouTube'i kanalis me paneme selle info üles. Siis mõtlen, kas mul on midagi veel jäänud. Ja pikaajaline koostöö on olnud Care Networkiga. Ja see organisatsioon ja võrgustik toimetab üle Euroopa ja ulatab Euroopast kaugemale ka. Ja praegu on käimas siis Erasmus+ projekt, mille raames kogu siis tiim, kes erinevates riikides panustab, töötab välja ja piloteerib taastumisele orienteeritud programme siis praktikutele, organisatsioonide juhtidele ja ka siis tulevastele koolitajatele. Nii et see tööpõld on päris lai. Ja tore on, et me oleme siin täna mitmekesi, nii et tere tulemast, Lenne Lillepuu ja Kadi Kass. Ja ole hea, Lenne, räägi kõigepealt, kes sina oled? Aitäh kutsumast, väga põnev on siin olla. Mina olen, kes ma olen? Mina olen kirglik inimõiguste eest seisja, inimeste sellise heaolu ja sihuke võrdõiguslikkuse ja väärikuse eest seisja. Ma praegult Eestis siis juhin projekti Kogemus õpetab, mis on siis projekt koostöös Eesti Psüühikahäiretega inimeste ja lähedaste huvikaitse liidu ja Sotsiaalministeeriumi vahepeal. Ja olen siis EPILit
EPIL-it juhtinud 3 aastat ja loonud koostöös siis liikmetega sellise usaldusväärse nii-öelda inimeste hääle esindamise organisatsiooni. Et siis erinevate kogemustega inimeste tõelised nagu elukogemused ja nende ekspertiis saaks siis sellise nagu platvormi, et siis see on see, millega ma praegult tegelen. Nii et siin on juba see link olemas, et see kogemusteadmise, selle kogemuse väärtustamine ja selle kaudu õppimine ja ühiskonna mõjutamine ka ja süsteemide mõjutamine. Jaa, täpselt, et väga selline üks nagu oluline väärtus minu jaoks on see, et meil ei ole vaja muuta inimesi, meil on vaja muuta süsteeme. Ja kui me ehitame süsteeme, on ju riigisüsteeme või siis töökohti või kogukondi, et kui me lähtume inimestest, et ainult siis me saame luua süsteeme, mis on arvestavad. Et meil ei saa olla, et üks king ju ei sobi kõikidele. Et see on väga selline nagu minu alus, et kuidas me saame koos töötada niimoodi, et inimeste hääled oleksid kuulda ja eriti just haavatavate inimeste hääled. Sest teadagi ju väga raske on enda häält on ju kuulma panna, aga kui me teeme seda koos, et siis EPIL-iga on mul see võimalus aidata inimesi. Ja ma mõtlen praegu seda kuulates sind, et tegelikult taastujate koostöö ja hääle kuuldavaks tegemine, see aitab tegelikult kogu ühiskonda. Me ju väga hästi teame, kui oluline on praegu vaimse tervise teema ühiskonnas laiemalt. Ja kui me tegelikult kogu ühiskonda mõjutame, kui paljude inimeste elu see tegelikult paremaks muudab. Kui palju mõistmist tuleb juurde. Jaa, no isegi kui me mõtleme näiteks rahaliselt, on ju, et kuidas tihtipeale ma mõtlen, et nagu kuidas teha ettevõtjatele seda selgeks või nagu riigile seda selgeks, et meil on vaja panustada, on ju, ennetamisse ja just sellise taastumise toetamisele. Et siis, kas või Eestis on ju 600 miljonit eurot on ju umbes, on ju, läheb kaotsi sellepärast, et inimesed ei saa taastuda piisavalt, et haiguslehed ja tootlikkuse kadu. Et sellel on, et ühe inimese nii-öelda tervisel on see, mis on see nagu ripple effect, on ju, kuidas me ütleme seda eesti keeles? Järellainetus. Jah, nagu siuke järellainetus on ju, et mõjutab nagu kõik ümberringi ja mida rohkem. Ja see järellainetus võib olla nagu päris suur ja seda nagu rahustada. Ja, väga ilus mõte. Kadi, ole hea, räägi, millega sina tegeled oma uurimuse raames just? Jaa, tõesti aitäh, et saan siin olla, et mina olen siis teadlase kingades, et olen Ühiskonnateaduste Instituudis noorem teadur, ehk siis püüan läbi teaduse seda taastujate või vaimse tervise raskustega inimeste häält esile tuua. Et sattusin sellise projekti juba magistrandina, et hoolekandeteenuste klientidega koostöös siis uurimust hakkasin tegema ja olen ka seotud selle CARE projektiga, et selles suhtes täiesti uus maailm on avanenud minu jaoks 4 aastat tagasi, et väga põnev teekond. Et seal on nii palju üllatusi ja isiklikku arengut pakkuvaid selliseid hetki nagu põnev. Ja see on väga ilus, mis sa praegu ütled, et ma mõtlen, et mind on väga aidanud inimesena, aga rikastanud inimesena ka kõigi nende taastumise teemadega tegelemine, et on see siis läbielatud või läbielatav kogemus või kogemusteadmine või taastumise protsessid, et see tegelikult aitab inimesena, kui teada neid asju. Ja kindlasti. Ja, aga ma võtakski nüüd selle teema, et räägime sellest, et mis asi on taastumine, ehk siis millest meie räägime, kui me räägime taastumisest. Et teeme selle vundamendi siin praegu klaariks, sest et taastumise sõna ju kasutatakse palju. Ja see klassika vaimse tervise valdkonnas ja psühhiaatrias on, et räägitakse kliinilisest taastumisest ehk siis sümptomaatilisest ravist, siis funktsionaalsest taastumisest, et kui funktsioonid
on siis haigestumise või haiguse tagajärjel kannatada saanud. Aga see, millele meie eriti tähelepanu pöörame, on personaalne taastumine ehk siis isiksuslik taastumine. Ja see isiksusliku taastumise teema tuli peavoolu meditsiini ajakirjandusse või teaduskirjandusse 1993. aastal esimest korda. Et see on selline maamärk, Anthony Williamsi artikkel, nii et kui vaadata seda taastumise valdkonna kirjandust, siis ikka suur osa artikleid läheb sinna, et sellest hetkest 1993. aastal ja millest tema rääkis, ta ütles, et väga oluline on, et lisaks ravile inimesed teeksid läbi ka selle protsessi, kus toimub nende isiksuse muutus peale laastavat haigust, mis tähendab seda, et nad arendavad välja positiivse identiteedi, sest see patsiendiks olemise identiteet on enamasti, ja tegelikult veel siiamaanigi, võib-olla sellise negatiivse konnotatsiooniga. Ja toimub selle protsessi käigus siis muutus inimese käitumises, selles, kuidas ta mõtleb endast, kuidas ta mõtleb elust, elu tähendus, et nii paljud asjad muutuvad. Ja sealt edasi, minu doktoritööd puudutas just see, et ma hakkasin tuginema siis Mary Leami raamistikule, mis siis inglise keeles kannab nimetust SHIME, millel on siis 5 alaprotsessi ja ma vaatan siiamaani kirjanduses ikkagi see 5 alaprotsessi isiksuslikul taastumisel, et neid ei ole keegi ümber lükanud. Vahel tuleb seal artiklites sellised märke juurde, aga need on hea ära markeerida, et see on see sisu, et millest me siis räägime, kui me räägime isiksuslikust taastumisest. Et selle esimene teema on seotus teiste inimestega ja et taastumiseks tõepoolest on väga vaja, et tekiks tähenduslikud kontaktid ja suhted teiste inimestega. Ja mida rohkem neid kontakte on, et lähedased ja pereliikmed, siis sõbrad, siis teised taastujad, naabrid, kogukond, töökaaslased, et mida rohkem neid kihte on, seda terve tegelikult isiksuslikult inimene on. Et see on siis see esimene taastumise protsess, millega inimene hakkab seda teed käima, hakkab neid suhteid lihtsalt looma. Siis edasi on lootus ja optimism tuleviku suhtes. Et üldiselt selles kriisis on nagu see, et see ajaperspektiiv on nii lühike, et sa suudad mõelda, et okei, elaks selle tänase päeva üle. Või siis tasapisi laieneb ja elaks nädala üle. Aga et kui tekib juba pikemas perspektiivis, siis see tunne, et et tegelikult mul on mida oodata sealt tulevikust või et tulevik võib olla parem või mul võib midagi nagu toredat ees oodata. Et siis näitab, et inimene päris kaugele juba liikunud selles teises protsessis. See 3. protsess on identiteedi uueks loomine. See on väga suur töö iseendaga, aga ka ümbritsevate inimestega, sellepärast et tehes neid samme oma uue ja positiivse identiteedi loomisel, kõik ju kohe välja ei paista ja teised võivad reageerida ikkagi niimoodi, et nad ei toeta seda uut identiteeti, mida inimene teeb. Ma saan pärast, kui täitsa kuuleks neid näiteid, võib-olla seal tekib. Aga kui ikkagi järjekindlalt inimene toimetab, et ei, ma ei ole patsient ja ma ei ole haige ja ma ei ole ainult teenuste saaja, mul on nii palju anda ühiskonnale, et ta nagu pöörab selle teisipidi ja paljudest saavad teiste abistajad ka või toetajad või astuvad organisatsiooni ja muutuvad väga aktiivseks ja õiguste eest seisjaks, et siis on nagu selline tore teekond. Järgmine on tähenduse leidmine elus, et mõned ütlevad, et see on spirituaalne või vaimne teekond, teiste jaoks on kas siis suhetes või töös või eneseteostuses tähenduse leidmine, et see võib väga erinev olla, seal ei ole nagu ühte õiget, aga et tähendus selles, miks ma elan, mida ma teen, kuhu ma lähen, et see on see rada, mida siis inimesed seal otsivad sel teekonnal. Ja viimane on kontrolli saavutamine oma elu üle ja üleüldse elu üle tegelikult selles mõttes, et esialgu on see, et võib-olla on lihtsalt vaja juuksed ära kammida ja toast välja tulla ja see on üliraske, võib väga-väga pikka aega üliraske olla, aga hiljem juba siis ka, et
inimesed suudavad oma kodu ära koristada võib-olla ja korda teha ja siis suudavad võib-olla juba väljast teiste eest hoolitsema hakata, et tasapisi ka see kontroll, mille üle siis suudetakse kontrolli võtta, see ka laieneb. Et need 5 protsessi, need on kõik omaette eraldi teed, et sa pole üks, et igat seda rada tuleb nagu eraldi käia. Ja selle tulemusena siis juhtub see, et inimene muutub. Ja selle kohta on mitmed autorid öelnud ka nii, et see võib juhtuda nii, et kliiniline taastumine ja personaalne taastumine on käsikäes, aga vahel juhtub nii, et kliinilises mõttes see haigus ära ei kao. Aga isiksuslikus mõttes personaalne taastumine saab juhtuda. Et ravi jääb, aga isiksuslikult sa näed, et inimene toimetab ja on väga edukas. Et Maailma Terviseorganisatsioonil oli mõnda aega tagasi üks väga tore video ka, et see oli just depressiooni kohta, mäletan, et see must koer, kes sul on kaasas, eks, et see haigus, aga kui sa selle musta koera suudad ära taltsutada ja nagu veel õnnelik olla, aga ta on sul kontrolli all, et siis see minu meelest ka markeerib seda, et on teatud asju või teatud haigusseisundeid, mis taanduvad, aga ei pruugi nii heasse seisu saada, et ta täiesti ära kaob, et sa pead lihtsalt arvestama kogu aeg. Aga siiski on isiksuslikult võimalik teha suurepäraseid asju elus. Töötada, õppima minna. Mul tuleb praegu meelde Ameerikast Patricia Deegan näiteks, kes on minu arust suur eeskuju, kes ise ühel hetkel haigena ütles, et ja minust saab kliiniline psühholoog ja minust saab professor ja see ta on. Ja kui keeruline tema jaoks oli see teekond üldse ülikooli saada ja siis sealt edasi. Aga et need asjad on nagu võimalikud. Et see on minust nii tore. Aga nüüd, et see on see, millest me siis räägime. Aga ma tean, et igal inimesel, kes selles valdkonnas toimetab, on nagu need aspektid selle taastamise juures, mis on just tema jaoks nagu hästi kõnekad või olulised. Et kui ma enne küsin praegu sinu käest, et mis sinu jaoks on kõnekas selle taastumise juures? Esiteks siin kuulates, kui ma kuulan kõiki neid protsesse ja ma mõtlen enda taastumiskogemuse peale ja kui keegi oleks mulle seletanud neid 5-6 aastat tagasi, et see tundub kuidagi see, mida sa kirjeldasid, tundub nagu nii armastav kuidagi suhtumine, et sa kulgedki ja sa kuidagi kogedki kõike seda, aga läbi armastuse ja sellise kasvamise nagu toetuse, et mitte selline, et nii, nüüd on see kliiniline diagnoos on see ja sa oled depressiivne. Aga ma mõtlengi, et kui mina mõtlen, et mis minu jaoks on taastumine, siis mina olen ise ka taastuja, raskest depressioonist ja suitsidaalsetest mõtetest. Siis minu jaoks ta on täielik siuke kaos, et alguses on nagu siuke suur kaos ja siuke raputus ja ainult läbi selle suure raputuse tekibki see transformatsioon ja see muutus. Ja täpselt kui sa rääkisid identiteedi muutusest, siis minu jaoks kõige olulisem võib-olla on ka, või mis mul nagu kohe seostus sellega, et see on tegelikult võimalus muuta oma elustiili, muuta enda valikuid, et see raputab sind niimoodi lahti ja teha teistsuguseid valikuid ja samm-sammult, et on siuke pikaajaline protsess, sa katsetad, sa vahepeal kukud jälle tagasi oma käitumismustritesse, sest need on nii raske muuta. Siis sa saad aru, et ei, ikkagi see ei tööta mulle, ma pean ikkagi minema sinna tagasi mediteerima või mida iganes siis minu jaoks nagu on oluline. Ja võib-olla see ka, et ta on täiesti ainulaadne kogemus. Ja sa õpidki olema ja tegelikult ta annab sulle, nagu ta võimendab sind, annab sulle tegelikult nagu seda enesekindlust, et minust tegelikult on saanud minu enda kogemuse ekspert. Et tänu sellele ma tunnen ennast palju paremini, ma kuidagi oskan leida teed iseendani. Et ja kui ma mõtlen et nagu üleüldiselt teiste inimese võib-olla siukse kogemuse peale, et mis on nagu taastumine neile, ma mõtlen just Epili liikmete peale. Et mida väga palju tuuakse välja, mis on taastumist väga toetavad, on just see, et sa oled võrdväärne nii-öelda ekspert siis koostöös selle kliinilise arstiga. Et sind ei nii-öelda sinu seda kogemust ja neid tundeid, mida sa tunned, nendest nii-öelda ei sõidata üle, sellepärast et
kliiniline teadus ütleb nii. Et siis kuidagi et kui ma mõtlen, et mis on taastumine, siis see ongi selline keeruline, piinarikas, ilus, täiesti selline nagu segadust tekitav, selline suur raputus, mis sul lõpuks annab sulle võimaluse nagu muuta oma elu selliselt, et sa saaksid elada täisväärtuslikku elu. Ja sellised protsessid, et sa langed võib-olla tagasi ja see on okei ja see on normaalne. Ja siin hästi oluline ongi ikkagi see, et kuidas sinu mõtteviis on, et kuidas sa seda näed, et kas sa näed seda kui võimalust või kui sa näed või sa näedki seda, et sulle sisendatakse, et sa oled patsient, sa oledki see ravijuhtum, sul on midagi viga, et meil ei ole kellelgi, et meil ei ole mitte midagi, ei ole viga ja võib-olla inimesed ei tahagi, et neid koheldakse kui nagu patsiente või seda töövõimetut või siis seda haiguslehel olevat inimest. Et mida sul on vaja, et taastada, et siis Ja ma siit peegeldan vastu, et ma kuulsin, et sa vihjasid ka, et see on ainulaadne. Ja see on nüüd see küll, mille poolest kliiniline taastumine ja siis isiksuslik ehk personaalne taastumine täiesti erinevad. Et kogu selles kliinilises maailmas ikkagi on väga selgelt kriteeriumid, mille alusel siis kliiniline ekspert, et enamasti psühhiaater või siis kliiniline psühholoog või tiim koos, saavad siis öelda, et kas inimene on saanud terveks või et mis diagnoos tal on. Et see on keegi väljastpoolt, hindab seda. Aga see personaalse taastumise kohta öeldakse, et see on lihtsalt niivõrd ainulaadne teekond ja ta on sisemine teekond, et mitte keegi teine väljastpoolt seda hinnata ei saa. Seda ei saa hinnata sellepärast, et neid vestlusi saab pidada ja peetakse ka, et kuidas läheb nende 5 protsessiga. Need on väga toetavad vestlused ja väga vajalikud, aga lõpuks inimene tajub seda ise, eks ju, et kuidas mu identiteediga on näiteks või kas ma leian juba tähendust või et kust mul on tagasilöök ja kus ma lähen edasi. Et see on ainulaadne, jah. Aga see ei ole tõesti selline lihtne teekond, aga ta on nagu inimeseks olemise avastamise teekond ka. Ja, sest elu ei olegi lihtne või see on jälle see, et meil on palju kurbust elus ja palju muret ja see ongi nagu elu osa. Ja siin on jälle täpselt see, et loomulikult, kui sa oled raskes depressioonis ja keegi ütleb sulle, et mõtle positiivselt või see on sul kõik mõtlemises kinni, siis sa tõesti ei näe seda. Aga ainult läbi sellise raputuse ja kaose me saame need killud, mida me oleme õppinud, me oleme edistanud mingisuguse vundamendi endal oma elus, koolist, vanemad, me oleme võtnud kõikide uskumused, me oleme teinud need enda omaks, võib-olla nad ei ole meie omad. Ja siis vähemalt ma mõtlen, et miks see minul juhtus, aga see ei toiminud enam, pikaajaliselt see ei toiminud ja see nagu keha raputas selle lahti. Ja siis sul on võimalus nüüd vaadata seda, et ma kukkusin läbi, ma ei ela enam Londonis, kes ma olen, et ma olen ju väärtusetu, kui ma ei ole. Või siis mul on võimalus mõelda, et mind on tegelikult kogu aeg huvitanud see, et kuidas inimesed saaksid olla õnnelikud. Kogu aeg nende teadlastega koostööd tehes ma nägin, kui õnnetud nad olid, kui ma nendega vestlusi pidasin. Mida me saame teha? Ja nüüd ma saan seda kogemust võtta ja öelda, teate. Sa nagu vihjad siin, et sa oled Suurbritannias töötanud pikalt, eks, ja teadlastega töötanud, eks. Tahad sa 2 lauset veel öelda, siis no ongi enamus ma karjääri on tegelikult olnud ülikoolides, siis on UK-s Suurbritannias ja just karjääri alguses olevate teadlastega töötasin ma siis viimased kuskil 8 aastat enne, kui ma tulin siis tagasi Eestisse. Ja väga palju ikkagi nägin nagu süsteemselt seal ka, et hästi palju me oleme huvitatud sellest, et ikkagi nagu tuua neid teadusrahasid ja et väga edukad ülikoolid on ka ikkagi nagu ärid. Ja me teeme teadustööd, vaimse tervise teadusgrupid ja kõik STEM teadusgrupid ja maailma juhtivad teadlased olid Imperial College London, siis kus ma töötasin. Aga sisemiselt, mis toimus, oli see, et väga suur pinge oli, väga pikaaegselt.
Tegelikult need teadlased on ju vaikselt varisesid seal kokku, et ja sealt ma tegelikult hakkasin juba seda vaimse tervise teemat arendama, sest ma nägin seda kõrvalt, et me kogu aeg rääkisime, et me peame hoolitsema, on ju, enda eest, aga me tegelikult ei teinud selleks organisatsioonina midagi. Et siis UK-s sihuke ülikoolide ja koolitaja ja just teadlastega ja siis nüüd viimased 5 aastat Eestis sihuke huvikaitse ja õiguste eest seismine. Väga tore, jah. Aitäh. Kadi, ole hea, räägi sina nüüd, et kõigepealt tead, mis sa sellest taastumise olemusest tahad välja tuua, et mis sind kõnetab? Mitu mõtet hakkas siin resoneeruma, aga mõtlesin sellest samast esimesest seotusest või et räägitakse, et su vaimse tervise heaks ka kõikidel, kes on justkui terved, peavad olema, et suhted on kõige alus. Ja siis ma mõtlen erinevate juhtumite peale või nii enda elust kui seda, mis ma uuringut olen kogenud, et aga tegelikult see suhete loomine, et see ei käi niimoodi, et mul on vaja inimestega suhelda, selge. Ei, sest kui sa oled seal oma musta koeraga või mingi ärevushäirega, sa tahad olla seal 4 seina vahel ja sa ei lähe neid suhteid looma. Et mis minu jaoks nagu teadlasena on võib-olla huvitav just see, et kuidas see, või jälgida seda protsessi, et kuidas nagu see käib üks väike samm, on ju. Ma proovin minna, ma proovin suhelda oma naabriga, raamatukogu hoidjaga, kohviku müüjaga ja et kui inimene siis seda meile näiteks teaduses avab ja räägib, et kuidas ta ennast pärast seda tundis, et ei olnudki väga hullu või et keegi ei vaadanudki mind imelikult, et siis selliste väikeste sammudega ta saab selle kinnitused. Et see, mis ma kartsin, see, et ma pigem ei suhtle kellegiga, sest turvaline on olla 4 seina vahel oma koopas, siis sa ei oska sellel hetkel tahta seda suhtlust. Aga siis, kui sa saad selle kogemuse, ükskõik kas mingi väikse nügimise näol, et proovi käia seal kohas või et mis sa arvad, kui läheksime koos sinna. Et siis, kui ta saab selle kogemuse ja seda nagu analüüsib või reflekteerib, et see ei olnudki hull või et ma kogesin midagi uut. Et siis selles hetkes tekib see julgus või see samm, et ma võiks seda veel teha või et tegelikult nii on palju toredam koos teiste inimestega olla, et sa saad selle normaalsuse tunde tagasi. Aga see on see õhkõrn piir, see, et kõige turvalisem ja kõige parem on olla kodus 4 seina vahel ja siis see teadmine, et suhted on olulised või et kogukonnas toimub see taastumine, et see teekond ei ole nii üks-ühene, et see on ka unikaalne alati igal ühel, et kellele sobib see, et ta läheb kirikusse ja seal leiab enda inimesed ja siukse vähenõudliku sotsiaalsuse, mis aitab tal ennast uuesti leida. Aga teine tahab minna trenni tegema või hakata vabatahtlikuks, sealt kaudu võib-olla leida seda identiteeti, et ma ei ole nagu patsient, mis sa rääkisid, või see abivajaja, vaid ma olen keegi, kes panustab midagi ühiskonna jaoks. Et tegelikult see abivajaja roll on väga halb roll, kus olla, mitte keegi ei taha seda, et see võtab kõik võimu sult ära, et me kõik ootame seda kohta, kus minust on kasu, et ma saan aru, et minu elul on mingi mõte. See annab selle jõu tagasi tegelikult. Ja see on üks väga-väga õrn protsess ka, et see tõesti, et kui sa rääkisid, siis mul tuli nagu isegi metafoorina see mõte, et see on mõnes mõttes nagu mägi ronimine. Et see võib tunduda, et sa lihtsalt et kõrvaltvaatajale, et see on siuke jalutamine, et teen väikseid samme lihtsalt. Aga inimese jaoks ja sisemiselt on üks mägi ronimine. See on üliraske teha kõiki neid väikseid samme. Aga ma tahakski küsida või õigemini, et räägime sellest ka, et see uurimus, mis me teinud oleme, on Eesti kontekstis, aga tegelikult ka maailma kontekstis väga-väga ainulaadne. Just selles mõttes, et me tegelikult oleme tahtnud minna ju vaimse tervise raskustega inimeste maailma sisse. Ja ma peaks ütlema nüüd korraks ka, et miks me kasutame sõna vaimse tervise raskustega inimesed. Korraks see ka ja siis ole hea, räägi sellest metoodika poolest peale seda kohe. Et kõigepealt see, et tõesti need mõisted on ju hästi erinevaid Eestis, mis kasutusel on psüühikahaigus ja psüühikahäire ja ma ei hakka neid rahvakeelseid sõnu üldse ütlemagi, aga et erivajadustega inimesed ja
Ja oma doktoritöö käigus ma otsisin ka tükk aega sellist terminit, mis on lugupidav. Sest tegelikult sõnad väga loevad. Ja mulle ei meeldinud see mõiste, et vaimse tervise probleemidega. Ja siis ma jõudsin selle mõisteni, et vaimse tervise raskustega või vaimse tervise olukorraga, sest see on laiem spekter, et sinna jäävad sisse ka tegelikult inimesed, kes on veel diagnoosimata võib-olla. Aga ikkagi võib juba ju olla päris raske. Ja ühel hetkel tuleb siis kokkupuute süsteemiga ja tuleb siis ka see diagnoos ja ravi. Aga et see on laiem ja ma arvan, et see isiksusliku taastumise protsess ja teekond on väga relevantne just kui on vaimse tervise raskused. Et sealt tuli see mõiste. Aga sellest ainulaadsest uurimusest, ole hea, ava. Räägime metoodikast ja siis me võime minna tulemuste peale. Sina saad omalt poolt ka vaata lisada, et mida sa näinud oled ja kogenud oled. Aga metoodika, jah? No see kese ilmselt on see, et meil on vaimse tervise raskustega inimesed on kaasuurijad. Ehk me ei uuri nende kohta, vaid nendega koos. Et mida me palusime teha, on siis hoolekandeteenuste klientidel 3 linnas oma elu nagu 3-4 kuu jooksul erinevad loovmeetodeid kasutades kas päevikusse või pildikeelde lihtsalt üles tähendada, kus nad käivad, kellega nad kohtuvad, millised on toredad kohad. Ka see lähenemine oli selles mõttes pigem nagu võimestav, et mida sa saad teha, mida sa tahad teha, mida sulle meeldib teha, mitte et mis need rasked hetked su elus on. Ja niimoodi nagu viies tähelepanu just sellele, mida võiks teha ja mida saab teha, oli neil lihtsam sellesse uuringusse siseneda, ei tekkinud seda tõket, et kuigi algul mingid mõtted olid, et ma ei käi kuskil, minu elus ei toimu midagi. Ja kui me siis andsime selle, nagu proovisime neid võimestada ja julgustada, et sinu elu on huvitav meie jaoks, teaduse jaoks, ja aga et me ei tea, mis sinu elus toimub, et kui sa laseksid meil pilku heita sinu eluilma, siis saaksime sellest midagi õppida. Ja nad vähehaaval nad võtsid selle julguse siis ja et osaleda ja juba seesama see loovmeetoditega just, et nad said ise valida, kuidas nad oma elu siis kinni püüavad, kes kirjutas, kes tegi fotosid, kes joonistas, kes tegi kollaaže või 3D mudeleid, keegi kirjutas räpi, et sellega me ei piiritlenud ära, kuidas on õige viis teha või näidata oma elu, vaid andsime nendele need võtmed, et millist osa ja kuidas oma elus sa tahad meile näidata. Ja see protsess oli esiteks hästi põnev. Ma nägin, kuidas see neid pani nii naeratama, kui lihtsalt nagu lustima selle, nagu et uurimuse tegemine ei pea olema raske töö, mis paneb pea valutama ja pean hunnikute viisi paberil mingeid küsimusi vastama, vaid et sa saad ise seesama ise otsustamise, nii see, et kuidas ma seda teen, kui palju ma seda teen, millist osa oma elust ma näitan. See oli hästi oluline, ma arvan, et nad tulid nii hästi kaasa ja see kaasuurimine, ehk siis nemad on oma elu eksperdid ja meie oleme seal protsessis hõlbustajatena ja raamistajatena juures, aitame analüüsida, aitame küsida üle, et kui näiteks inimene ei olnud väga sõnaosav, et seda nagu paljutahuliselt avada, siis me saame juurde küsida, et mis see tähendas sinu jaoks või mis seal veel juhtus. Selline dialoogiline ja seda pool. Võikski rääkida, et tõesti esimeses etapis me tegime siis need kokkulepped ja leidsime selle viisi, et igaüks siis tõesti kirjutas 3-4 kuud või joonistas ja siis me läksime tagasi ja me saime loa siis need päevikud enda kätte võtta ja need läbi töötada ja siis peale seda me läksime uuesti tagasi ja toimus ka selle materjali tõlgendamine koos ja nende poolt.
sest seda peetakse ka väga oluliseks, et kui sa oled ikkagi teadlane ja sa tuled akadeemiast, siis need sõnad tähendavad sinu jaoks ühte asja, aga kui on kogemusega inimene ja tema teab, mida need sõnad tegelikult tähendavad, et see oli väga võimas protsess ka koos tõlgendada. Ja minu jaoks oli väga hea äratundmine, et see on meil Eestis võimalik. Et meil on need inimesed olemas, kes täiesti toredasti võtavad selle kaasuurija rollis ka selle teise etappi, et ma olin seda tõesti aastaid kuulnud, kuidas Marianne Farkas räägib, kuidas neil on nädalas korra tulevad kaasuurijad ülikooli ja siis on selline tiimi koosolek, kus tõlgendatakse materjali ja siis mulle tundus see selline kosmoseteadus, et kuidas me jõuame nii kaugele. Ja nüüd me oleme olnud pikki aastaid juba selles samas protsessis, et inimesed ise tõlgendavad meile. Räägi selle kohta midagi, Kadi ka. Võib-olla lihtsalt seda, et tõesti, et miks see on hästi oluline, on ka see, et tihti erinevaid haavatavaid gruppe peetakse, et neid on nagu raske kaasata või et kuidas me neile ikka läheneme, et see stigma või see sihuke eelhoiak on hästi nagu pigem tõrjuv teadusmaailmas, et see on nagu nii suurte raskustega seotud, et parem uurime neid tavalisi inimesi, aga siis jääbki see meie pilt maailmast väga poolikuks ja et ka minul olid omad hirmud pigem nagu enda osas, et kas ma olen piisavalt empaatiline, piisavalt nagu oskuslik, et ma saaksin nendega turvaliselt, et nendel oleks turvaline toimetada, mis minu oskused võiksid olla. Ja tegelikult see protsess oli nii palju lihtsam, kui ka minu enda sisemised võib-olla teisest muust kantud hirmud olid, et lihtsalt usaldada seda protsessi, usaldada, et olla seal lihtsalt inimesena, et ei tule tähtis akadeemik sind uurima, vaid koos vestleme ja avastame ja mõtleme, et milleni see veel võiks viia. Et see tõlgendamise või need algul oli plaanis teha nagu intervjuud, aga pigem see oli tõesti selline dialoogiline vestlus, kus nagu avastasime veel nii palju kihte ja mis pealtnäha mõtled, on mingid lakoonilised märkmed näiteks päevikus, et kui hakkaks seda lihtsalt oma teadlase kingades või teadlase pilguga tõlgendama, et mis need sõnad tähendavad, siis ma oleks täiesti rappa läinud, et see on ainus viis ongi teha seda koos, et ühe ja teise nurga alt või et mis pilt sul sellega seondub, kui sõna jääb üksi nagu väheseks, et siis tekkisidki ka need kollaažid, need värvid, need erinevad helid või mingid emotsioonid sinna juurde, mis aitavad siis seda teadmust kasvatada. Et teadus on väga sõnakeskne ja sellepärast võib-olla see loovmeetodid oli ka üks võtme tähtsusega, mida ma kindlasti soovitaks kasutada, et see avas palju paremini ja nagu mitmekesisemalt, et ma ei oleks osanud uuringusse siseneda niimoodi, et paluda vaimse tervise raskusega inimesele, et kas sa võiksid mulle ehitada 3D maja oma unistuste kodu, et tundub, et kuidas ma tulen ja annan sihukese ülesande sulle. Aga kui tema ise seda teeb ja ütleb, et vaata, millise maja ma tegin. Või et kuule, ma tahaks hoopis ingliskeelse räpi kirjutada oma elust. Keegi õppis kreeka keelt sealt sellest. Et ma mõtlen, et mind ka kõige rohkem puudutasid ja siis need peale kohtumisi need järeltunnid ja võib-olla õhtused tunnid ja hommikused tunnid olid tõesti need hetked tõesti, nagu sa ütlesid, et kui me oleks lihtsalt läinud ülikooli tagasi ja hakanud, ma ei tea, temaatiliselt analüüsima, nagu tõstma neid sõnu ja hakanud neid struktureerima, me ei oleks mitte midagi teada saanud. Aga need tunnid, kui me olime näiteks selle päeviku juures ja lugesime ette, et vaata, sa kirjutasid siin nii, et mine sinna nagu olukorda tagasi, räägi, mis seal oli. Ja siis koos otsisime, mõtestasime, et aga mis seal tegelikult juhtus või mis seal nagu veel oli või kuidas sa ennast tundsid. Ja siis kuidas hakkas avanema lihtsalt nagu. Ja sellised momendid, avastuslikud momendid, mis andsid tegelikult infot nii nagu taastumise protsessi kohta, nii selle kohta, kui rikas see maailm on kogemuste poolest. Ja otse loomulikult see teadmine, et mida süsteemis tuleb teha või ei tule teha. Et see tuli nii rikkalt selle kaudu,
ja ma mõtlesin ka pärast palju sellele, et kuidas kaasuurijaks olemine tegelikult oli omaette taastumise protsess. Kadi, tuleb sul mõni näide, kus noh, et sa näed, et inimene on täiesti ära muutunud, nagu ta teeb paar aastat meiega koostööd, ta on täiesti teine inimene. Ja no neid hetki, et keegi ütles, et lihtsalt, et ma avastasin, et mul on nii huvitav elu või et natuke oli sellel ikkagi nagu selline kohustuse maik juures, et nagu ta teadis, et ma tulen järgmisel pühapäeval ja et mul ei olnud veel midagi kirjutatud, et siis ma käisin seal ja seal. Ehk siis me andsime nagu selle tõuke, et heas mõttes, et mitte kohustuse, aga tema võttis, et tahaks ikka, et oleks midagi rääkida nendel kohtumistel. Ja siis ma käisin seal, kuule, ma lähen sinna veel, et ma hakkan nüüd seal trennis käima või et mul seal raamatukogus hakkas meeldima või et ma kohtusin nende inimestega ja ma vist liitun selle kogudusega. Üks inimene sai aru, et ka see, et seesama nendest vestlustest, et selle ja meie peegeldustest, et see tema kogemus on väärtuslik, siis ta sai idee, et minna kogemusnõustajaks õppima, ehk siis tõesti nagu võtta ka see roll või see missioon, et minu valusast elust võib keegi teine saada tuge ja samamoodi kui võimestav see oli, kuidas ta sellest rääkis. Neid on veel neid näiteid, aga see kõlab nagu nii nagu võimestavalt ja fantastiliselt olete selle, et tegelikult nagu sellist meetodit Eestis ei ole kasutatud, on ju, kaasuurija. Niimoodi ei ole, sellises mahus kindlasti ei ole, jah. Noh, ja meil on teine etapp, eks, et me laiendasime. Ja mis oli veel huvitav, et tegelikult nagu me ütlesime, et teatud periood ja siis kui me teises etapis läksime, et me alustame teist perioodi, sellist 2 aastat oli meil vahet. Ja siis, kui keegi üllatas sellega, et tead, ma kirjutasin nagu vahepeal ka kogu aeg, sest et ise enda jaoks, et ta avastas nii palju, et see mõjutab tema elu, et kui ta nagu vaatab oma elu peale, et kuidas ta tegelikult loobki seda sisemist identiteeti, siis see oli ikka pahviks. Et et inimesed teevad seda vabatahtlikult, kirjutavad ja siis tähendavad üles, kus nad käivad, mis nad teevad, kellega ja kuidas neil läheb. Ja aga me oleme nüüd seda konteksti loonud, et vaata, sinult see põnev Suurbritannia kontekst ja siis meil see huvitav meetodi pool. Aga me tuleme, ma ei tea, see keskpõrandale nüüd kokku, räägime sellest, mida me teame, mida me teada oleme saanud ja mida sina Epili kaudu tead oma kogemuste kaudu. Ja võtaks siis selle rõhuasetuse, et mida tähendab ühiskonnas taastuda, kus on need paigad, kus saab mis toetavad taastumist ja kus toimub taastumine. Ja võib-olla alustaks nii, ma ei tea, kumb tahab alustada. Paigad, taastumispaigad. Ja. No ma arvan, et üleüldiselt, et kui me ei loo inimestele nagu võimalusi taastumiseks ühiskonnas, siis mida me loome siis? Me loomegi, ma tahaks öelda mitte nagu halba ühiskonda, aga kuidagi, et kui see on nagu, kuidas on eesti keeles no-brainer, et minu jaoks on see nagu nii elementaarne, et need nii palju tööd on juba ära tehtud, et nagu tõestada seda, teadus on seda tõestanud igatpidi, et me ei peaks enam üldse nagu rääkima sellel teemal, et miks on vaja, et see on juba ära tõestatud, et luua neid erinevaid siis kogukondlikke võimalusi ja kuidagi seda teadlikkust selliselt, et seda hakatakse rakendama, mitte selle vastu võitlema, on ju. Ütle mulle see küsimus, ma hakkasin natuke taastamise paigad, aga võib-olla Kadi räägib uurimise kaudu, mis me teada saime ja siis sealt tuleb veel ka, eks see seoseid. Ja võib-olla see on seotud tõesti sellega, et kuna meie fookus algul oli, et see algne küsimus, et kus sa käid kogukonnas või kus on tore olla ja siis on kaardistasid selle suve jooksul näiteks, et mis need toredad kohad on ja mis nagu igas linnas näiteks tuli välja, et raamatukogu on üks selline madala lävepakuga paik, kus sind ei sildistata, ei küsita su terviseandmeid või su palganumbrit, et sa oled nagu inimesena sinna alati teretulnud ja et see ei ole ainult koht, kus lugeda vaikset raamatut,
vaid see oligi mõne jaoks see koht, kus ta sai selle raamatukogu hoidjaga mingi kontakti või ta lihtsalt käis mööda riiulite juures ja arendas ennast, nagu õppis midagi nendest raamatutest või et istus seal teiste raamatuhuviliste keskel ja tundis, et ma olen samasugune nagu nemad, et kuidagi see normaalse inimese tunnetus on see, mida paljud nagu otsivad, et ma olen okei, ma võin sinna minna, keegi ei vaata mind imelikult ja jällegi, et ükskõik, mis on su tervislik seisund, need paigad, mis me avastasime avalikus ruumis, näiteks mingid pargid, mingid välijõusaalid, linnaplats, kus saab erinevaid tegevusi teha, et need sellised tere tulemast paigad on olulised nii taastujatele, kui tegelikult nad on universaalselt kõigile heaolu loovad paigad. Et selles mõttes, et neid ei peaks tegema projekti korras sellepärast, et me tõestame ära, et seal toimub tervenemine inimesel X, vaid et need on paigad, mis loovad sellist heaolu tunnet ja võimalust teistega kohtuda, teistega suhelda, seesama mittenõudlik sotsiaalsus või see, et ma võin seal jääda inimesega jutustama, aga ma võin ka lihtsalt nagu noogutada, naeratada ja see jällegi mulle kinnitab, et minuga on hästi, ma olen siin teiste inimeste seas. Jah, et ma mõtlen veel, et päris palju tuli välja ka, et tõesti sa ütlesid pargid, aga ka botaanikaaiad või jõeäär või mereäär või järveäär ja mingid jalutusrajad, et sellised kohad, kus sa näed teisi inimesi ja kus on väga tore nagu lihtsalt olla, aga sa saad seal liikuda, et need kohad või siis, kus oli võimalik jälgida, mul tuleb see kalapüük näiteks meelde, et kus kõik püüavad kala, eks ju, aga sa ei pea selle otseselt rääkima, sa saad seal olla, aga sa tajud nagu teiste olekut ka või jalutamine niimoodi, et sa vaatad ringi ja näed, mida inimesed aias teevad või kuidas toimetatakse, et need kohad või sellised paigad väga puudutasid inimesi ja see, et oleks pinke, kus istuda ja kus võib juhtuda, et keegi eelistub ja tekib mingi ühisosa, kui ta loeb mingit huvitavat raamatut või tal on ka koer kaasas, aga ei pruugi, võib-olla lihtsalt, et seda lennet, seda ma olen varem ka näinud siin, nii tore. Jah, ja nende paikade, nimetame neid siis kogukondlikeks paikadeks, et kus inimesed ikka käivad ja kus on võimalik näha teisi, on ka võimalik midagi teha. Et üks autoritest Torod on väga hästi oma uurimuses välja toonud, et millised kvaliteete paik peaks välja kandma. Ja tegelikult see tuli välja, et inimeste jaoks need paigad tihti, näiteks nagu raamatukogu kannab välja, et seal on oluline, et on paik olemiseks, et on koht, kuhu sa võid minna lihtsalt ja olla. Sa ei pea nagu näima või sa ei pea midagi tegema või sa ei pea keegi teine olema, sa võid seal lihtsalt nagu olla. Kas või tõesti pargis, istud pingi peal ja ma ei pea mitte midagi tegema, ma vaatan ainult. Siis paigad tegutsemiseks, sinna alla tulid need jõusaalid, välijõusaalid ja siis erinevad huviringide kohad, et kus on võimalik kas käsitööga tegeleda, mingi muusikaga, et kus inimene saab oma hobidele või huvidele mingi väljundi. Sellised jällegi avatud kohad, kus jällegi ei nõuta suurt maksu selleks, et sa saaksid sellise tegevusega tegeleda. Ja just. Et selles mõttes sellised, kui on väljas soe, suvisel ajal, on väga tänuväärsed kõik need telgid, kus midagi meisterdatakse või mingid laadad või sellised üritused. Et seal on võimalik ka midagi teha, eks. Siis paik kuulumiseks, et kus tekib see kuulumise tunne ja me oleme Tartus praegu, et Tartu puhul küll inimesed tõid välja, kus neil on see, et ma olen tartlane. Et ma ei ole lihtsalt nagu vaimse tervise raskusega inimene, ma olen tartlane ja siin on teised tartlased ka, et kõik need laadad, mis meil tehakse kevadel ja sügisel ja et sellised kohad või siis Vabaduse puiest on olnud aastaid, et tartlased lihtsalt käivad seal ja tartlased lihtsalt on seal. Et sellised kohad ja siis paigad arenemiseks ka, et kus saab tõesti midagi õppida või midagi uut teada ja teistega koos areneda. Need on sellised hästi olulised
et noh, et ja noh, tõesti nagu sa, Kadi, ütlesid, et kui me neid loome rohkem, selliseid kolmandaid paiku, tegelikult kõik võidavad. Ja me ei pea tegema nagu eraldi, noh, ma ei tea, eraldi päevakeskust või eraldi mingit paika, mis on siis ainult vaimse tervise raskustega inimestele. Et pigem see oleks see, mis ju sildistab ja eraldab. Ja ma just mõtlen selle peale, et hästi palju selliseid kohti võib-olla luuakse ka nagu mingi projektide käigus, on ju. Et kui mina mõtlen näiteks EPIL-i liikmete on ju tagasisidele, et ja noh, üleüldse kuidagi selles vaimse tervise maailmas olles töötanud, et just selline järjepidevus, et ongi vaata see raamatukogu, ta on kogu aeg seal, ta ei kao kuskil ära. Aga mida inimesed hästi hindavad, ongi nagu selline kokkutulemise koht, natuke nagu selline tugigrupp näiteks. Et mäletan seal depressiooniga toimetuleku võrgustiku või depressiooniga toimetuleku projekti raames me tegime Pärnus on ju tugigruppe raamatukogus loomulikult. Ja see oli nii fantastiline, inimesed hakkasid sinna järjest rohkem tulema ja siis meil sai projekt otsa, rahad otsa. Noh, linn ei võta seda üle ja see on sellele haavatavale inimesele, vaimse tervise raskusega inimesele veel laastavam. On ju, et ta juba ehitab üles selle usalduse, ta juba on ju, teeb selle väikse pisikese sammu, ta saab sealt uksest välja, ta läheb sinna, või esimest korda ta vaatleb, siis ta juba saab mingi 3. kohtumisel, ta ütleb juba ühe lause enda kohta ja siis paari kuu pärast on ju seda enam ei ole. Et just, et luua selliseid nagu pidepunkte, mis ei kao ära, mis on hästi oluline. Ja ma mõtlen veel, et noh, kas või EPIL näiteks. Nii palju on liikmed mulle öelnud, et EPIL, et kui me saame kokku, et see on ainuke nagu kogukond, kus nad tunnevad, et nad võivad ära võtta nagu selle maski, mida nad kannavad igapäevaselt. On ju, et sa käid tööl ja sul on võib-olla on ju skisofreenia, ma ei tea, diagnoos on ja sa kogu aeg peidad midagi. Et just sellised nagu kokkutulemuse, kus sind ei sul ei anta nagu sellist arva või nagu hinnanguid. Sa saad tulla. Sa võid inimesena olla. Sa oled täpselt selline, nagu sa oled. Ja sa oled, noh, ma mõtlen nagu juhina enda näiteks tiimi samamoodi, et olen ka saanud tagasisidet, et mu tiimi liikmed saavad olla sellised, nagu nad on oma nagu eripäradega. Mõtle, kui võimas tegelikult see on. Et sa lähed tööle ja sa ei pea panema endale 10 miljon maski on ju ette. Et just nagu selliseid... Aga räägi seal, ma tean, et siin väga nagu puudutab see, et kuidas töökohtades on ja tööandjatega on, et räägi neid selliseid oma tähelepanekuid, taipamisi, mida me võiksime teada, arvestada. No üleüldiselt meil on ikka endiselt väga suur stigma, et kui sul on vaimse tervise raskus, siis sul on midagi viga ja siis sa ei ole nii on ju töökas ja siis arvatavasti lähed haiguslehele. Et see kuidagi stigma on väga-väga suur, aga on ju, et diagnoos ei nii-öelda, inimene ei ole tema diagnoos, on ju, et tal on ikkagi, meil on kõikidel on oma tugevused ja raskused. Või tähendab tugevused ja nõrkused on ju. Et tegelikult meil ei ole vaja üldse inimesi panna nendesse boksidesse või kuskile, et igal ühel, kas sul on siis mingi raskus või ei ole. Et kui me tööandjatena võtame selle vastutuse või kuidagi selle võimaluse, et jaotada näiteks tööülesandeid selliselt, et mis vastavad inimeste tugevustele ja need on, mis selle inimese nõrkused on, et ta on siis nagu tiimi poolt toetatud, on ju, et ma ei tea, kui sina oled väga ideede inimene ja mina olen see selline läbiviija, et siis see ideede inimene vajab tihtipeale enda kõrvale kedagi, kes ütleb, et nii, kuulge, on ju, ja siis sa võidki öelda, et näed, selle inimesel on võib-olla mingi eripära ja võib-olla tal on mingi diagnoos, aga meil ei ole vaja üldse sellest rääkida. Et meil on, või noh, meil ei ole vaja ühesõnaga panna inimestele neid silte nii õudselt külge, on ju. Et just see selline teadlikkuse nagu tõstmine, et me kõik oleme inimesed, meil kõikidel on oma eripärad ja väärtustame ja leiame siis selle võimaluse, kuidas nagu koos töötada. Et ma hästi mäletan seda, ma käisin kunagi MI6 on see, kes on see, vaata see, kus on need spioonid ja kes kõik töötavad on ju Londonis ja ma mäletan, ma käisin üritusel
ja see MI6 selle juht on ju, tuli sinna rääkima ja ütles, et nemad enda tiimidesse palkavad nii erinevaid inimesi, kes üksteisele nii-öelda närvidele oma käitumisega käivad, sest ainult kompleksseid probleeme saad sa lahendada siis, kui sul on kõik erinevad inimesed seal ja vaatavad seda erinevast vaate, sest neil on kõikidel see ainulaadne kogemus. Et me ja seda võib-olla ka nagu tööandjatele nagu panna nagu südamele on ju, et kui me tahame nagu olla edukad, siis meil on vaja kõiki neid erinevaid inimesi ja neid perspektiive ja luua seda võimalust, seda turvalisust. Et ma saan öelda, et mitte, et mul on midagi viga, vaid et selleks, et ma saaksin oma tööd hästi teha, mul on vaja seda. Või et see on see, mis on minu selline motivaator või demotikon on see uus populaarne vist sõna on ju. Et natukene nüüd hakkasin võib-olla liiga pikalt rääkima, aga meil on võimalus luua ja nagu tööandjatena ka nagu platvormi inimestele, et tuua välja see rikkus, mis meil kõikidel on. Ja kui inimene teeb seda, mis talle nagu tõeliselt meeldib ja mis on tema tugevus, et ta tegelikult väga palju panustab. Et ma olen näinud ka ja tunnen üsna palju vaimse tervise raskustega inimesi, et siis vahel nagu imetlen, kui tõsiselt nad võtavad töötamist. Et neil on tegelikult juba ette võib-olla väga suur mure, et mu tervis ei läheks halvemaks ja et ma ikka nagu teeksin kõik asjad ära ja et inimesed ei võta üldjuhul ikkagi kergekäeliselt seda, mida nad teevad ja tööandjad võiksid seda arvestada. Nagu hea töötaja, ta teeb nii palju, kui ta suudab. Ja need head töötajad ongi need, kes on ju tegelikult nagu põlevad läbi ja kellel tekivad vaimse tervise raskused, sellepärast nad on nii pühendunud. On ju, nad võtavad seda nii tõsiselt, neil ongi see mingi hirm on ju, selle töö kaotamise ees või stigmatiseerimise ees või see, et ta ei sulandu sellesse teatud gruppi on ju, et kui me räägime ka kogukondadest, on ju, see töökoht on üks kogukond on ju, ja kui sa ju kui sa oled nagu nii-öelda erinev on ju teistest ja sulle ei looda seda ruumi, siis mis sa hakkad eralduma on ju, siis sul on ju võib-olla sind hakatakse kiusama sellepärast, et sa oled natuke teistmoodi, aga tegelikult sa oled üliandekas, ma ei tea, problem solver on ju. Et siis et just nagu kuidagi, ma ei tea, küsida enda käest, et kuidas, kas me võime kuidagi tahtmatult diskrimineerida vaata inimeste vastu on ju, et kas meil on kõik ühesugused inimesed seal organisatsioonis ja miks on? Miks on ühesuguseid vaja? Et miks me peaksime just palkama selliseid inimesi, kes natukene meid niimoodi ei nõustu meiega ja panevad mõtlema on ju meid, et oota, et miks sa seda niimoodi teed või et pigem just seda, et kuidas me saame nagu rikastada ja nagu Aga siit ma mõtlen, et on hea jätkata ka, et kui nüüd Epili peale mõelda ja Epili rahva peale, et kuidas Epili inimesed ennast Eestis tunnevad ja mis nende vaatest on sellised murekohad, mida me võiksime teada? Ma arvan, et võib-olla kõige suurem selline murekoht, me oleme hästi palju, anname tagasisidet ja see viimase 3 aasta jooksul erinevatesse reformidesse ja seaduse muudatustesse ja võib-olla selline läbiv teema on näiteks, kui me räägime ka raviteekondade arendamisest või Eestis näiteks vaimse tervise astmelise abi arendamisest on alati, tuleb kuidagi välja see, et nad ei tunne ennast kui võrdväärse partnerina enda sellel taastumise teekonnal. Võrdväärse partnerina kellega siis? Kliinilise eksperdiga. Kliinilise eksperdiga. Ja see on nagu väga selline kliiniline lähenemine on ja sul on see raviplaan. Ja mis ma saan selles suhtes aru, et see on suur kultuurimuutus, et me muudaksime näiteks raviplaani taastumisplaaniks või taastumise. Aga just, et selline, et see suhtumine on hästi selline kliiniline ja võib-olla ka, et ka näiteks, ma ei tea, rehabilitatsioonis ja üleüldiselt protsessid on väga sellised, seal ei ole paindlikkust. Kui sa sellele kohtumisele ei ilmu, siis sa seda kohta ei saa. A la näide. Et just seda paindlikkust on vähe ja ruumi, kus nad saaksidki, me rääkisime ennem on ju kaasamisest ja nende kogemuse
sellest, et siis luua, et kui me kaasame psüühilise raskustega inimesi, et siis me kaasaksime neid juba enne, kui me hakkame midagi looma, et juba selle idee tasandil, et mitte et siis, kui meil on loodud on ju mingi seaduseelnõu või midagi on juba meil kuskil loodud ja siis me oleme seal viimases seal laua taga kuskil, aga siis me saame öelda, on ju, et meie sõna on loetud või nagu arvestatud, et just see, et nagu mis tasandist me hakkame neid kaasama. Väga tihti on see, et kuskil seal lõputasanditel, aga nad soovivad olla on ju laua taga siis, kui sest see on ju, see nende kogemus on ju nii. See on väga väärtuslik, et selles mõttes korra siit toongi sisse, et tegelikult Euroopa tasandil tehakse selles suhtes väga suurt tööd ja eelmisel aastal tuli välja ju ka dokument, mis oli siis Maailma Terviseorganisatsiooni ja Euroopa Vaimse Tervise organisatsiooni ehk siis Mental Health Europe'i see on dokument, et vaimse tervise süsteemides ja lausa haiglates ja psühhiaatriahaiglates võiksid samaväärselt kliiniliste ekspertidega olla meeskondades tööl. Nemad nimetavad siis living experience experts ehk siis elatud kogemusega või läbi elatud kogemusega või läbi elatava kogemusega inimesed, et nad oleksid kaasas, sest et nemad on just sellisel heal liminaalsel alal, et ühelt poolt nad mõistavad süsteemi juba ja teevad koostööd kliiniliste ekspertidega, aga samas on neil nagu võimalik nagu astuda samm siiapoole ja väga hästi taibata ära või mõista, et mida see inimene, kes siis parasjagu on patsiendi või kliendi rollis nagu vajab või millest ta tegelikult räägib, kui ta räägib millestki. Sest vahel kliiniline ekspert, see lõhe on nagu nii suur, et sa ei saa lihtsalt aru. Jaa, ei saagi. Ja selle kohta võib-olla ongi see, et üks ja teine, et kõik need erinevad on ju, et isegi nagu kust abi saada või mida teha, siis hästi palju tagasisidet on alati on selle kohta, et inimesed nad lihtsalt ei saa aru, kuhu nad peavad minema. Ja isegi kui need ametlikud nii-öelda dokumendid ja kirjad, mida neile saadetakse, nad isegi tihtipeale nad ei võta seda lahti, sest nad ei julge, nad ei saa aru sellest, sest see keel ja need sõnad, mida me kasutame, on nii keeruline nende jaoks on ju, et mul läks jälle mõte natuke kuskile lendama. Aga see kogemuseksperdid või kogemusega inimesed. Jah, et siis need kogemuseksperdid, nemad aitavad, see on väga oluline ressurss. Et ma olen täiesti nagu nõus sellega ja tihtipeale nad saavad palju rohkem nagu abi, sest need kogemusteadmisega inimesed siis aitavadki neil kas siis on ju kirjutada mingeid vastuseid või minnagi sellele järgmisele kohtumisele, kuhu nad peavad minema. Et jah, see tagasiside ka, aga meil Eestis natukene on vaja ikka tööd sellega teha. Meil on päris platvorm või palju, jah. Päris palju vaja tööd teha, et selles mõttes, et see on kuidagi oma soodu vahepeal nagu kujunenud ja arenenud, mis on väga hea, et on üleüldse olemas olnud, eks ju, väga pikka aega juba. Aga siiski jah, et see, et Euroopa praegu tegeleb ka teemaga, et kuidas ühtlustada koolituse standardeid, siis kogemustega inimestele, kui nad süsteemis töötavad, et need võiksid olla igal pool ühesugused, need koolitusstandardid ja ka siis see töö ja tee, et mida see tähendab, kui spetsialist on või kogemusspetsialist on siis süsteemis. Et see tegelikult on ka, see ei ole nagu lihtne ka sellele süsteemile, sest see on ka nende jaoks väga uus olukord ju. Ja meil ei ole olnud seda aega veel või seda võimalust, mis paljudes Euroopa riikides on, et kliiniliste ekspertide väljaõpe toimub nii, et nad on juba väljaõppe ajal õppinud koostööd tegema kogemusekspertidega. Et see meie projekt, mis me siin paar aastat tagasi tegime, see vaatas seda poolt ka, et see kõrgharidus valdkond peab ka selles osas muutuma.
ja see on suures ootuses selles suhtes, Absoluutselt. et mis Eestis saab sellega. Ja teine asi on veel see, et noh, et kui me räägime on ju huvikaitsest ja inimeste ja me tahame on ju, et inimene oleks see võrdväärne partner selle kliinilisega, et oleks võimestatud. Et see on väga keeruline on tegelikult nagu seista nii-öelda, on ju, et kui sa oled selle kliinilise on ju eksperdiga ja sina ütled, et ei, et mu kogemus on see, et ma ei saa päevapealt tööle minna tagasi. Mul on vaja taastumisaega, et ma olen pikalt olnud näiteks haiguslehel, et ma tahan nagu paar päeva ja kui see arst siis ütleb sulle, et ei, on ju, et kõik nagu isegi nagu sellised, et sinna kõrvale oleks nagu vaja inimest, kes ütleks, et jaa, sul on õigus tunda nii, nagu sa tunned ja ma aitan sul enda ees seista, on ju, et seal on ka nagu hästi oluline roll, et sa ei annaks nagu alla, sest me tahame inimesi, et inimesed seisaksid ja et nad oleksid ise ka nagu rohkem haigus enda nagu siuksed nagu teadlikud on ju. Ja enda õigustest teadlikud, et sa ei pea leppima sellega, kui üks arst ütleb sulle, et on nii, aga sina tunned, et no ei ole. Ma ei jõua, ma ei saa, on ju, kes sa siis, või siis sa tunned, et ma olen siis on ju mõttetu või väärtusetu, seepärast arst ütleb, et ma pean saama hakkama, aga ma tunnen, et ei saa. Ja kui sul on see inimene seal kõrval, kes ütleb, et jah, see on väärt, mida sa tunned. Et jah, neil on väga suur. Ma korra veel tahan sisse tuua, Kadi, kui sa räägid kogukonna vaatest, et selle uurimuse pealt, et mida me teame, et mis ootused meil on kogukondadele ja kogukondlikkusele, et kuidas inimesed võiksid ennast paremini tunda, kui kogukonna liikmed teaksid teatud asju. Ja see on võib-olla see, me oleme siin täna ka rääkinud seda inimeseks olemise põhialus on see tegelikult, et kui meil oleks rohkem paindlikkust ja mõistvist selles osas, et mitte panna kõiki raamidesse või et mitte, et sa pea teatud tingimustele vastama selleks, et ma tean, toon siit lihtsalt riigikaitselise vaate juurde, et kui ma olen ise naiskodukaitse ja see loosung iga okas loeb, et me oleme nii väike ühiskond, iga inimene on väärtus ja et pigem nagu kogukonnas ka nagu mitte vaadata näiteks vaimse tervise raskusega naabrit kui probleemi, vaid nagu võtta see julgus temaga tuttavaks saada, rääkida temaga, mis on tema, millest ta huvitub, võib-olla mida ta tegi enne, kui ta jäi haigeks või et mida ta tahaks teha, sest need väga paljud meie uuringus osalevad inimesed olid tegelikult väga, selles mõttes, et väga head naabrid, inimesed, kes armastavad puhtust või kes aitasid memmekesel kotte üles viia või nagu tikutulega proovisid leida, et kus ma saan panustada ja kus ma saan aidata, et kes kudus sokke ja kindaid oma naabritele või kes aitas lapsi hoida. Et tegelikult see, mis palju ühiskonnas räägitakse, et meil on nagu see omavaheline side jällegi haigusest või tervisest hoolimata on väga nõrgaks jäänud, et kui me seda kogukondlikkust või üksteisega koos vastastikku toimetamist suurendame, siis jällegi kõigil hakkab parem. Et see võib olla nii, et mõeldakse, et vaimse tervisega raskusega inimene minu kortermajas, et see on meil probleem, aga see on tegelikult ressurss. Et see nagu pöörata see münt või see vaade teistpidiseks ja vaadata neile kui inimesele, kui milline potentsiaal või et kui ta palju ei räägi, siis võib-olla ta on väga hea keskenduja või väga hea mingi muu rolli täitja, et alati vaadata seda, mida saab teha ja mida võiks koos teha ja ka üks küsimus, mida me inimestelt küsisime, oli, et millest sa unistad või et jällegi läbi unistuste või selle, et mis võiks elus veel olla, avanevad ka nagu hoopis teised vaated, mitte see, et kas saan tööle minna või et kas mu haigus on nüüd läbi. Et see ei pruugi läbi saada, aga ikkagi võib ilus ja väga huvitav elus ees olla. Kogukonnas selle märkamine lihtsalt, et me kõik saame olla paremad naabrid, paremad kolleegid. Jaa, no väga tore. Ma mõtlen, et ma hakkan nüüd välja juhatama meid siit, eks. Tahaks palju rääkida hästi pikalt. Tahaks, jah? Just. Aga me ei kao ära, meiega saab ikka rääkida sellel teemal.
Ja kui me mõtleme nüüd, ma küsin teilt ka, et kui me nüüd võtame kokku seda meie tänast kohtumist, et millised mõtte te tahate kõlama jätta? Mis sul enne on, mis võiks kõlama jääda? Et igal inimesel, kellega sa kohtud on ju siin eluteel, et ta tuleb sulle midagi õpetama. Et kui me vaatame neid teisi inimesi, naabreid või võõraid või inimesi, kes sul bussis istub kõrval või et siis kui me otsustame, et meie hoiak elus on selline, et ma võtan seda, et inimesed alati õpetavad mulle midagi ja mul on võimalus alati on ju areneda ja vaadata inimesi läbi sellise armastuse, selle siukse, mis on see binokkel on ju. Ja, et siis et see aitaks kuidagi meie kogu seda ühiskonda sellist nagu armastust ja toetust ja mõistmist kuidagi nagu ehitada. Et see on meie teha, vaata nagu sina ütled ka, ma mõtlen, et me oleme nii väike ühiskond, aga mõtle, kui tore oleks, kui me kõik natukene rohkem läbi armastuse vaatleksime, et mida see inimene ütles või me suhtleksime läbi armastuse, et mida ütleks armastus selles olukorras. Ja kui mõtle, kui äge oleks elu, kui meil ei oleks üldse neid bokse, kus me peame neid inimesi panema. See on minu unistus tegelikult. Väga kaua on olnud sellest MI6 sellest üritusest, mis oli 15 aastat tagasi, ma arvan. Ma istusin seal ja ma mõtlesin, et kui meil ei ole tegelikult, et see maailm, kus meil inimesed ei ole nagu boksides, vaid me kõik olemegi nagu väärtust täis, mis on, me oleme ju, meil kõikidel on väärtus, aga et me kogu ühiskonnas tunneksime seda. Et ilus. Otsustage olla sellised olendid. Ja, aitäh. Kadi? Ja võib-olla see nagu julgus olla loov ja olla teistmoodi ja millega käib, on see siis teaduses või huvikaitsetöös, et nagu seesama enesekindlus, et see on piisav, mis me teeme ja et olla inimeste jaoks olemas sellel viisil, mis sa praegu just, mis tugevused või mis kvaliteedid sinus on olemas ja siis süstida seda sama mõtet ka nende inimestega, kellega sa kokku puutud, et sa oled piisav, sa oled väärtuslik, nii huvitav, mis sa praegu rääkisid, nagu mul vist ikka jääb kõige rohkem meelde see ühe vestluse lõpp kaasuurijaga, kus ta ütles, et sa tõesti kuulasid mind. See vestlus oli 45-60 minutit. Ja siis ma mõtlesin, et appi, kas keegi ei ole teda enne kuulanud. Ja siis ma mõtlesin, et see sõbrapäeva nädal, et see kingitus, mida me iga üks saame oma kaaslastele kas elus või tööl või oma vabal ajal pakkuda, on see, et ära kuulata ja mõista. Ja sellega sinu maailm avardub ja tema maailm ka võib saada paremaks ainult sellest ärakuulamisest. Ja. Mul tuli praegu siia lõpetuseks, kuulates teid ja siis mõtlesin, mis mõte mul on. Tuli ühelt Soome teadlaselt, Niina Kilke on tema nimi ja tõenäoliselt praegu töötab Norras külalisteadlasena ja tema rääkis ühel konverentsil sellest, et mis selle isiksusliku taastumise juurde veel kuulub või mis on nagu väga oluline, sest ta ütles, et tegelikult on vaja teisi inimesi ja ta võrdleb seda justkui nagu jalgpallimeeskonnaga, kes läheb kõik edasi. Vaata, kedagi ei lasta seal nagu kuskile ära kukkuda. Igalühel on oma roll, kõik treenivad, ehk siis nagu tegelevad sellega, et nad saaksid taastuda. Aga sa tead kogu aeg, et sul on ümber inimesed, et nagu taastuda ja seda isiksusliku taastumise protsessi läbi teha on praktiliselt üliraske nagu üksi või praktiliselt võimatu üksi. Et tegelikult on vaja sellist head
tiimi ümber, teisi ka, kes jooksevad sedasama jooksu seal jalgpalliväljakul. Ja minu arust oli see väga ilus mõte ja mõtlesin, et ahaa, jaa, just, et seda nagu vähe rõhutatud, et me saame seda teha koos teistega. Aitäh teile, aitäh teile. Ja siis kõigile, kes sellel teekonnal on, et tegelevad oma taastumisega, siis palju-palju jõudu. Aitäh!